No tere, pole ammu näinud. Mõtlesin, ma lähen kasvanud kastma, et siis ma võtan sind kaasa. Issand, läbi kaamera tundub see nagu jungle. Igatahes. Ma ei ole ammu mitte midagi tagasi lõiganud, ma pole ammu mitte midagi teinud siin. Kastan ainult. Nii et natuke krussis nad on. Ma olen natuke kehva ukse lahti tegija, kuigi praegult selle vihmaga ma olen üldse ust kinni tegelikult hoidnud. Ma nagu näha, siin on natukene midagi. Ma tulen kohe tagasi. Ma mõtlesin, et ma kastan ära, sest tema on praegu meil ja siis me ei pea pärast lastega tulema, hakkame siin selle veega lödistama. Aga ma arvan, et mu esimesed tomatid hakkavad värvi muutma, ma pean seda kõige esimesena näitama. Hakkab pehmeks näha. Mis sort on? Hanikamb, et see on kollane tomat, või see korantsikas kollakas. Nii et natukene läheb siin aega, siis hakkab esimesi saama. Ma ei saa praegu, no selline ilmselgelt Kärt peab tulema hakkama lõikama ja möllama siin. Aga no jõuab. Ma lähen toon oma vooliku, panen selle paika ja siis ma näitan edasi. No nii. Ma kavatsen raigelt uputada. Sellepärast, et ma ei ole seda siin ammu kastnud. Nüüd väiksed potte käin kastmas siin, aga seda kõik. Need muidu sureks ära seal. Aga mitte midagi ei kasva. Liigutama. Kui panen voolikuga, siis on see kaamera läinud. Teen väikse kastmise ära, siis ma teen ringkäigu. Teen natuke mugavamaks asja. Võtan selle pritsi ära ja las jookseb. Ja siis ma saan samala sulle tiiru teha, kui see siin lödiseb. On jah. Nii. Teeme veits kaugemalt. Siin on minu see karatos. Esimesed 2 suurt kurki ma olen juba saanud siit. Vahepeal toimub midagi, et hakkavad kurgid välja minema. Ei oska öelda. Siin on need üks koha. Juba võiks võtta täitsa. Petersel kasvab päris ilusti. Siin oli mul üks karatos, mis ju läks välja. Siin nurgas oli mul 2 tükki tegelikult. Aga ilmselt tal oli siis mingisugune varremädanik või juuremädanik, mingi mädanik ja siit ta läks. Aga noh, õnneks mul on teine veel. Ma ei nutta taga. See on väga ilusti, mulle 2 suurt pikka kurke andnud ja siit tuleb veel päris mitu tükki. Siin need mingid tillusid vist siin otsas tundub ka, et paistab. No taim veel kasvab. Kõik jookseb siia poole. Edasi lükkama vist. Päris kuiv on küll mul jah siin. Ma pean tulema jah seda tagasilõikust hakkama siin tegema, siis siin on
mööda minnes jälle teen mingi snap-snap, aga see on natukene vähe. Lehtedega iseenesest ei ole hullu. Siit vist, kui ma läbi kaamera vaatan, see tundub nagu isegi hullem, kui see tegelikult on. Et tegelikult alt on väga ilus. Selline paras ure minu jaoks. Aga noh, mammusid on vaikseks jäi. Ots upub selle pärast. Tomatid on tegelikult küllaltki nagu normaalselt küljes. See peaks olema mingi... piprad on nii sinu käest kõik saadud. Aga kõikidel on küljes. Vist tundub jalapeena välja nägemise järgi. Seal on küll mingi 2 külje. Õied on alles. See oli hästi pisike taim, mis sul need jalapeenad olid pisikesed. Aga näed, siin on mingi teine sort. Ma ei hakka veerima, see on mingi imelik nimi on seal. Aga no ma pean kiitma. Ma läksin nüüd valele reale, aga ma pean kõige ilusamat näitama. On see Hiiumaa nagu mega suured kobarad. Mingi võsatill siin nagu huge. Mega palju küljes nagu. Ja ma ütleks, et mul ei ole Hiiumaa sort olnud mitte kunagi nii kõrge. Et ma ei tea, mis tal see aasta on. Aga ma ütleks, mu kurgil on täiega midagi iga. Ja ma nii kardan, et see kurdi kedrik hakkab jälle tagasi siia ronima mulle. Praegu on paus, sellepärast, et ma vahin seda lehte. Võib-olla mõtlen üle. Sellepärast, et lehed võivadki koladaks ka minna. Sest ma tean, et tegelikult, kuna mul on ju kedrik olnud siin, eelmine aasta oli mul vaha. Ja see aasta ma ütleks, et ei ole tegelikult kedriklaste aasta, sest et nii niiske ja suhteliselt jahe on. Tema tahab hästi sükust sooja ja palavat ja kuiva saada ju. Ma olen nagu everywhere. Ma tahaks üks asi korraga rääkida. Näiteks väga tomateid. Mingid erilisemad sordid on, kus on nagu vähem küljes. Siin nagu tundub, et tuleb alles. Sest ikka palju õisi tuleb juurde. Siin on see purakas. Ei ole väga palju küljes. Siin pool on üks väike kobar veel. Ja ma näen ka, et on tipumädanik siin. Seal ma võtan mingi teistmoodi sort. Ma pean otsima mul selle välja. Sellel ei ole mädaniku küljes, aga huvitav, et seal on ühel. Ma vaatama õigesti, kas ma näen. Ei ole. Murdsin ilma asjata ära. See on lihtsalt mingi viga saanud. Ei suumi. No ei ole hullu. Nüüd ma olen vähemalt veendunud, et see on tipumädanik. Okei, vaatame edasi. Proovime siit kuidagi mööda saada. See on mul juba see eks see augu teinud. Nii. Nüüd tunduvad natuke mingid madalamad sordid. Või vähemalt see. Ma ei tea, mul on jälle mingi suumimisega mingid probleemid siin. Või selle fookusega, vabandust. Ma ei näe siin ühtegi tomatit. See on ainuke tomat siin küljes või? Siin on nagu üks suur võsa ainult. Tomati taim on mega ilus suur, aga huvitav, basiilikud on siin väga ilusad. Ka mullased on. Aga on see teisel pool nurgas on ka ja seal küll üldse nii ilusad ei ole. Siin on mingisugune Black Seaman sort.
ma proovin nii, et ta nagu hakkaks fokusseerima, aga olen täna sellega. Siin midagi upub. Ma pean teistpidi. Käsi sureb ära. Ikka on küljes. Ei saa kurta. Ja pikk see. Kujutate, palju siin küljes on. Päris pikk. Isegi õied lohisevad mööda mulda. Mida vist erinevad sordid siin. Tigrino, mis asja, nii väiksed. No siin on jah näha natukene. See oli mul see eelmine aasta ka. See oli väga hea sort, mida õues kasvatada. Mul said õues enne valmis kui toas. Siinpool nurgas on mul väga ilusad basiilikud. Siin on need uued sordid, mis mul läksid välja. Mul läksid ju põhjust 3 tomatit välja enne. Mis ma istutasin uued, vaata. Mis see on mingi vajaats, ma ei saa arugi. Mingi raisen tomato, mida iganes, midagi sükst. Süksed. Päris äge. Ma juba ootan. Saaks proovida, ma ei tea siis niisugune veidrik, aga see oli nüüd järgmine mingi rimm. See peaks ka olema mingi punased tomatid vist olid, kui ma ei eksi. Moneymaker, nagu Moneymaker 2. Mis toimub? See on mingi Rio Grande. Punane tomat, seda ma mäletan, see on ka see, mis ma ühe uue ostsin. Sest et selles kohas läks ka välja mul tomat. Ma pean hakkama sättima, mul on natuke ühe käega paha. No nii. Nüüd on see koht. My name is Gladiator. I'm Jeff. Vot see on see. Aga see ei ole isegi surnud, vaata, see ajab isegi kõrvad mingit jumal ilusat seda vart. Ma võib-olla ei võtagi ära seda, hoopis ne kahelt poolt ajab. Võib-olla see pea sureb ära ja see taim hoopis hakkab ise ajama, sest ta ajab kõrvalt võrseid. Ja siia sai panna, vaata, see, mis sina panid. Vaata, kui suur see kasvanud juba on. Ma ei tea, eks siit üks suur võsa tuleb pärast. Siin on ka ikka mõni kobar. See peaks olema malle, aga nagu mingi, ülipisiksed. Siin ma olen lasknud mingiks põhjusel 2 pead. Ma ei oska öelda, miks. Marmande. See peaks mingid suured tomatid olema. Siin all peidus on ka mingi golden koonig. Aga ma pean hakkama siit neid kurke tagasi tõmbama, sest see vallutab maailma muidu siin. Vot, siis kirsitomatid tulevad. Kas see peaks olema mingi gourmandia, kas see ei ole, mis sina oled mulle andnud, see siuke lihatomat? Mul on siin siuke tillivõsa, aga ma ei taha ära võtta, sellepärast, et ma tahan, kas ta paljundab ennast siia. Mulle meeldib, et siis ma saan palju tilli. Vahepeal siia poole ka. Pole nagu väga hullu vist. Võiks hakata punaseks minema. See nagu on kurb. Kobarad on muidu nagu väga-väga pikad ja ilmselt kui enne talv peale ei tule, siis äkki saaks ka mõne väga-väga suured kobarad. Pikad. Aga ma ei tea, mis siin on. See on Sweet Million, see on ka see sorti, ma olen kuulnud, see vist nagu kiidetakse, et väga palju väikseid kirstomateid küljes. Aga ma ei ole seda enne kasvatanud, see on mulle ka huvitav. Siin läksid mul mingid sordid sassi ja ma ei tea täpselt, mis asi siin mis on. Ma pean ootama, millal esimesed hakkavad punaseks minema või värvi muutuma, siis ma tean täpselt need sildid õigesti panna.
sest et siin natukene juhtus midagi. Juhtus see, et Kärt oli aeglasem kui mõni teine. Ma ei saa siin aega, aga selline on lugu. Mis mul siin mingid ilusad piprakesed siin. Tõmban kaugemal, äkki näed. Komteesa. Siin on mingid nupsud küljes. Sweet banana. Saad võrrelda. See on mingi imelikuks kõveraks alt on kasvanud. Ma ei tea, miks ta selline veidrik on. Kurke on mul suht palju küljes. Ma peaks juba ära korjama, nad on päris suured. Aga mul oli kodus nagu toas olid kurgid ja siis nüüd nagu on jäänud ja jäänud. Nüüd nad on nii suured, et ma ilmselt neid purki ei pane. Aga nagu mul on siit isegi saaks võib-olla mingi purgikese kokku, kui ma neid nüüd jälle liiga suureks ei kasvataks. Siin allpool on väiksemaid ka. Aga ma ei tea, no lehed on kahtlased, aga no ma räägin, et see ilm ei ole ju suurem asi, nagu mida ma tahan saada siis siit. Et kurgid on ju küljes, mis on nagu positiivne. Käine, kastane ja möllane ja ma ei tea, no loodame. Loodame, et seda kedrikut ikkagi ei ole. Ma ei tea. Saa praegu siit mitte midagi aru, sellepärast, et need lehed on ju niikuinii sellised kahtlased karvased, et ja alguses ta ei tule vedrikul isegi seda võrku. Mul on lihtsalt juba ilmselt nii suur hirm sellega, sest see mul on olnud juba ju. Ma ei viitsiks hakata küll jälle mingit mulda vahetama. Vot nii on lood. See kastab on hästi ilusti. Teen sulle väikse ringi siinpool ka. Võiksid mu peiulilled on täpselt sama suured, nagu ma ei tea 2 kuud tagasi nad istutasin. Need on mingid ise külvanud, need eelmisest aastast. Siin on keegi söömas käinud. Siin on need junnid, esimesed. Need, mis iganes nimelised, mis sinu käest saadad. Siit peaks hakkama astrid mingi hetk. Vahtima maasikad. Veel mõni tuleb. Püsiad. Nii. See hakkab päris tõitsema. Aga jah. Suht selline mu tikker. Või siis tikker on see. See on mu mustsõstar. Ühesõnaga siit see ikkagi sureb ära nagu näha. Aga ma ei hakka teda praegu lahti kiskuma, enne kui ma olen marjad ära korjanud, siis ma kakun lahti siit. Juhkid magusad. Sibul on mingi see. Nii palju on mu 3 pakist. Mul ei tule ükski nimi täna meelde. Sinja. Nagu ei tule teda välja täna. Aga see on väga okei. Ma ei tea, kas ma võiks seda rohkem laiali istutada. Ta on küllaltki suurte vahedega, aga ikkagi see kasvab mingi mega kokku siin. Njam. Päevalilled. Terve selle ääre istutasin täis mingi vahe tagant. Igasse ühesse panin 2 tükki. Ja siin on ikka mingi vahe sisse jäänud. Küsi miks. See on nüüd minu see suvikõrvits, mis on mu enda kasvatatud.
Siin tundub, et on kõik kollane. Siin on veel roheline küljes. Ei ole nii väga... siin selle küljes on ka tundub, et hakkab tulema. No ilmselt me ei saa siit seasta mitte midagi. See nüüd on sinu oma. Sinu omal tegelikult oli ju kõrvits küljes, aga ilmselt see on... Kas taga on midagi juhtunud või ma ei tea. Ma ei näe, et isegi oleks midagi ära murdunud. Praegu on ainult isa sõiad siin. No, siin ei ole mitte midagi lootagi, et midagi saan, sest praegu peaks kõrvitsad küljes olema selleks, et ma midagi saaksin siit. Eelmistel aastatel mul on tavaliselt džungel siin. See aasta nagu mitte midagi. Liiga märg, kõik on liiga palju. Peale Lili sünnipäeva isegi on maasikad korratu, ma mõtlesin. Lapsel on 1-0 teinud. Vot nii. Ükspäev tegin seda värsket soolakurki ja siis võtsin oma esimese küüslaugu siin. Sest kuna mul siit vahelt olid kõik mädanenud, siis ma need kiskusin kõik siit välja. Aga toores on veel. Siin mõni pea veel alles. Ma tegelikult kiskusin juba siit ära, aga ikka näen, et mõni on alles. Hunnikus siin siis ei näe. Aga noh, mida? Sibulad, huvitavad sibulad nagu kannatavad rohkem seda vett kui see küüslauk. Ilmselt siit katuse äärest ka veel kallas kõik otsa sinna, nii et mul on igaks juks piilun vahepeal juba vett siin. See on kõik kontrolli all. Õnneks on vihma kasvadanud, nii et vett peaks ka jätkuma. Natukene võisi ka näha. Mingi pool närd siin. Muidu tundub mingi ilust värvi. Aga noh, see, ma arvan, et siin on see. Siin peab ka juba ära võtma. Võitsevad ära, siis toast kisun ära, aga pole praegu jõudnud veel. Sinnani. Ma olen pärast sinna poole nüüd. Need on sellised rääbakad, sellepärast, et huvitav, kas mul on tigusid või? Need on niisugused väga koledad. Aga ma räägin, siin oli täiega seda lehetäit täis. Mul on nagu jõhkralt paljundanud ennast seda, ma pean vist lihtsalt välja kiskuma, sest muidu mul on nagu terve peenar on ainult seda lavendlit täis. Mul siin jah juba on ära lõpetanud see õied veel kiskumata. See on ikka mingi jõhkralt mingi haigus täis või ma ei tea. Ma olen tõesti seda kõike teinud, mingid lehetäid või. Siin on mingi ussika ka veel jooks. Ilmselt need on need ussikased hoopis, kes siin midagi närivad mu lehti. Vaata siin, mida pekke. Ma ei näe siin kedagi, aga see on hoopis sõelaks nagu söödud. Veider, aga ilmselt need on need ussikased, ma arvaks. See on mul kõige viimane, mis mul istutud on. See roosikana. Siit hakkavad lahti tulema.
midagi on ikka natuke näidata ka, siit kõrvalt see pole veel lahti tulnud. Aga no õues mitte midagi, ükski lill ei kasva, need on kõik täpselt sama suured, kui ma eelmist videot tegin. Siin on nagu veits rohkem täisse läinud. Nüüd on jälle vaata, ma vaatasin eelmine kord olid nii ilusad. Nüüd on juba jälle need lõgasid siia nii palju tulnud. Lihtsalt selle vihmaga ei jõua nagu see retsib ära kõik. Allasin, mis mingid päevad tagasi kõik nupud korjasin ära, kõik puhastasin seest ära. Nüüd on jälle ainult kallas vihma, nüüd on jälle sellised lõgased kõik. Aga ei ole veel ära kuivanud, vaata enne meil tuli ka vihma. Ma käin sulle siin pool nurgas ka ära. Maasikad on ennast isegi kosunud. Ma arvan, et sa ei saa isegi aru, mis mul siin on, sest siin on nagu üks suur roheline kõik. Porgandid, peedid. Siin pidi uva olema, aga siin on tühi. Porru. Korralikud. Nendel on veel aega. Järnes on võsa. Järnest me oleme palju juba söönud. Aga tegelikult suht hakkasid alles järned tulema, nii et praegu oleme nautinud sibulat. Siin all on kurgid. Ma vaatasin mingi aeg, tegelikult siin oli üks suur paks kurk. Aga võt siin. Ma võtan selle ära. See on juba liiga üle käinud. Üks. Ma teadsin, et siin on. Teised on veel väga väiksed. Võsa. Piparminti ma juba osa võtsin välja, siit ma panin potti valmis, et siis kui me hakkame nüüd ilmselt järgmisel vabal päeval seda tegema siin. Siis meil on isegi mults, muideks kärus, mis Margo juba tõi. Ja meil on üldse see trimmerdamata. Täiega oleks vaja trimmerdada, kõik ääred on nii jama siin. Lilled on räiget retsi saanud. Siit hakkasid juba mädanema, siit seest ma kõik kiskusin ära, mis kõik lõgased olid. Ma pole grille näidanudki. Vot. Üks tuleb juba nillima siin. Mis toimub? See aasta on isegi päris palju siin õisi, ma ütleks eelmistel aastatel nagu juba mõtlesin, et noh, siinpool on täitsa ilus. Et ei taastugi vaata sellest istutamisest. Aga pole viga. Siin on ka, et kõik on siuke vesine lõgan, aga praegu ei ole õige aeg, kui oleks nüüd mõni ilus ilm, siis tõmbaks, natuke kuivataks need ära, siis on juba varem neid korjatas, siit on need vastikud lõgased. Aga muidu on täitsa kenad. Ei saa nuriseda. Need on isegi mega vihma käes ja need on nagu jumalast okeid. Mul on mingi selline kombo tehtud see aasta. Isegi kuidagi juhtus nii, et on lilla ja see roosa, kuidas on sinine ja roosa segamini. See on kõige hullem. Seda ma olen ka juba nii retsinud, ma peaks tegelikult siit alt veits tagasi lõikama, äkki ta võib-olla taastuks, aga samas on see, et kui näha, mis aasta see aasta on, siis ma mõtlen, et kas on mõtet üldse tagasi hakata lõikama. Praegu just on see pallid alla lendanud. Sest enne olid kinni. Just enne vaatasin, et olid kinni.
aga tuul kuidagi nii retsis seda, jah. See on päris hea mõte panna sellele kannale alla, vaata. Samas potis on sellega, kui palju seda aru on saada, siin on nagu, sest muidu see kanna alt oleks kõik tühi, vaata, siis ma olen seda pannud. Väga ilusti kasvab, muidu oleks lihtsalt tühi muld, vaata. Huvitav on see, et see aasta on lavendel on varajasem, kui on hortensia, tavaliselt õitsevad koos, aga lavendel tegelikult juba see aasta lõpetab siin. Hortensia alles hakkab esimesed lahti tulema. Muidu need on nagu koos olnud. Need on püsinud ilusad, sellepärast, et meil on katus. Aine meile. Ja, et on ilusad. Juhkralt suured, jah. Hakkavad tulema ilusad. Pommib mingid teateid. Üks potika on mul siin üleval ka. See on isegi päris ilusaks läinud. See enne põhimõtteliselt need lilled ei paistnud välja, kui ma mingid jäägid toppisin sinna. See on ka isegi suht okeiks läinud. Noh, eks siis, kui lumi tuleb maha, siis lähevadki lilled ilusaks. Siis, kui suvi lõppeb ära meil. Muidu on päris nunts. Päris halb aeg video tegemiseks. Mu veetünn ootab siin ka. Sellepärast, et meil ei ole aed just väga korras. Igal pool on mingi muru niitmata. Suht võsas, noh. Äkki teisipäeval jõuab teha või? Esmaspäeval me pidime minema natukene äkki pulma aastapäeva tähistama. Ma olen liigutan oma voolikutel, nagu see kõik lodiseb siin. Võtsin kausi. See ei ole kaus. Mis selle nimi on? Ämber. Ma siiani kastan. Nagu, sa siiani. Sa ei tea, kui kaua. Aga ma mõtlesin, et ma kannan kurgid ära. Siis ma mõtlesin, et äkki jääb ikkagi aega sellega näiteks tegeleda. Kui mitte täna, siis homme on ka okei veel. Mõni on siuke nunnu ka paras suurus. Mõni on neid suur. Aga normaalne. Kus palju? Ma mõtlesingi, et muidu kasvavad jälle üle. Jama. Praegu näen, et seal on veel üks. Kui tükitamas näen. On kõik. Aga siia poole ka jooksutamas pärast. Nii palju kui ikka tünnis on vett, siis kasutan seda ma ei ole see aasta isegi vist kordagi issand minu see kaamera oskus kasutusoskus. Nii. Mul on ju ka vesi. Aga ma ei ole seda kordagi kasutanud. Mul on praegult oma selle voolikuga saanud. Aga no see aasta ongi see, et nagu kogu aeg sajab. Veepuudust nagu ei tohiks veelgi olla. Seda on nagu ülemäära. Huvitav, et siinpool nurgas, kui kasvanud sisse tuled, siis on see basiilik üldse nagu ei kasva. Pole
läheb sinna purgi taha, no seda ei tohiks just nagu ära kõrbeda, et ta peaks seal nagu parem olema, ma ei tea. No seal taganurgas, seal on palju ilusamad rohelised suured lehed juba, kui seda võib suureks muidugi nimetada. Kuule, mis see Comtesa? Need on rohelised, kas need peaks mingit värvi muutma ka või? Mis värvi need peaks minema? See Sweet Banana oli seal küll taganurgas seal, mis hakkab mingit teist värvi minema, ma ei tea, mis värvi see minema peab. Aga purgid on ikka mega kidurad, ma mõtlen esimene aasta, kui mul oli värske muld, kõik pandud värkis, mul oli sihuka vohasid, et nagu võsa. Ma olen vist tagasi lõikus teinud mõni üksik kord see aasta, nagu neid külgvõrseid. Mul ei ole siit midagi võtta isegi. Mõned üksikud on, aga kurgisaak on nii väike, et ma ei taha neid äragi võtta. Oleks siis nagu hullult midagi siin saaki, et siis muidugi sihukest võsa ei tekiks, aga mul isegi ei teki seda võsa. Kõige ilusam kurk ongi minu meelest taimed, see pikk kurk. Ja ilusad suured lehed ja mitte midagi kuskilt viga ei ole. See jääbki mulle niitma siia ukse taha. Jah, mis ma sulle ikka näitan siin oma kasvist. Tšau.